tere, me oleme siin Juliaga, kes kirjutas talvisesse hingele paisse mõnusa artikli maitsvatest elava toidu retseptidest. Ja praegu me teeme teised retseptid siin videos läbi. Aitäh, Julia! Ja aitäh sulle ja tere kõigile ka minu poolt. Mul on hästi tore meel, et me saame siin praegu teile jagada natukene selliseid lihtsaid retsepte, mida saab siis näiteks siis enda jõululaual pakkuda enda lähedastele või siis teha õhtusööki, kutsuda sõbrad kokku ja midagi teistsugust teha. Nii et mida me täna teeme? Me teeme kevadrulle ja siin on mul siis riisipaberid. Riisipaberid on eelnevalt siis leotatud külmas vees umbes 20 sekundit ja siin on mul veel üks. Ei ole, sa võtsid välja juba või mina võtsin välja? Üks läks meil praaki. Üks läks praaki, kõik on hästi. Siis meil on 3 tükki. Näod välja sellised. Ja saad 2 rulli, saad sina endale, 1 saan mina siis. Aga mis meil siin on? Meil on siin riisipaberid. Ja siis me paneme siia vahele siis praegu hummust. Ja hummus on mul see peedihummus. See samune, mis on siis tehtud seal Kaana ja Keras retseptis. Nii et julgesti katsetage. Ja hästi lihtne ja maitsev on see. Nii, ma panen selle siia praegu. Nii, mis me paneme sinna? Paneme näiteks, sa võid kinoad näiteks natukene panna. Ja mina paneksin natukene avokaadot siia sisse. Ja sa võid natukene võib-olla. Ja, et meil on natukene veel siin asju, et ta läheks ilusti kinni. Tegelikult on olemas hästi suured riisipaberid ka. 2 korda suuremad kui need. Ja siis sinna mahub rohkem täidist vahel, aga meil on sellised pisemad. Nii, aga ma panen natukene siia siis toorest suvikõrvitset, natukene porgandit, vaadake kui ilus värviline ja siis mõned tükid paprikat. Nagu öeldakse, et toit peaks olema vikerkaare värviline, siis siin on. Ja, siin on isegi rohkem. Mida rohkem, seda uhkem värvide poolest minu jaoks toitudes on värvid number 1 ja me sööme alguses silmadega ja siis edasi sööme suuga. Juba jookseb suu vett. Juba jookseb. Nii, aga minul ka, kusjuures ma ei ole täna väga lõunat söönud, ma ootasin sind. Nii, et me paneme siia natukene vahele ka tegelikult salatit. Nii, väga hästi sobib tegelikult ka rukola. Nii, ja mis meil on? Meil on tegelikult siin sellised pulbrikesed ka ägedad. Ja värvid, veel kord värvid. Siin on meil roheline, see on siis spiruliina ja siin on roosa, see on siis peedipulver. Paneme natukene peedipulbrit. Nii, ja siis me keerame rulli. Kas sa aitad midagi? Ole hea. Spiruliinat ei pane sisse siis? Me ei pane praegu. Paneme näiteks peale raputame spiruliinat. Siis ta jääb päris ilus, ma arvan. Kuidas sa saad hakkama, läks ilusti rulli? Ja ma mõtlesin nüüd, meil tulevad ülekaalulised rullid, aga ei tule. Aga täitsa parajad. Nii, ja teate sõbrad, mis on nende rullide puhul veel hea, et sinna saab absoluutselt ükskõik mida sisse panna. Et tegelikult, kui sa armastad lõhe või siis oled juurikasõber, siis absoluutselt kõik on lubatud. Aga meil on sellised taimetoidu rullid ja tõesti kõht püsib peale nende söömist väga täis ja nad on väga apetiitsed. Nii, aga me paneme siia natukene siis spiruliinat peale. Kas sina oled söönud selliseid rulle, teinud ise? Jah, nagu ma ütlesin enne, et ma arvasin, et neid tuleb kuumas vees leotada ja siis see oli nagu selline suurem tegemine, kui praegu lihtsalt külmast veest ju. Ja hästi ruttu, 20 sekundit. No vot, super, iga päev õpime. Aga siin nad on täiesti valmis. Väga ilus. Ja teate sõbrad, siin on tegelikult üks kaste ka puudu. Nii, selline kaste. Kollane täpselt, kollane oligi puudu. Aga siin on siis selline mango, ingveri ja laimi, mahlast ja oliiviõliga tehtud selline kaste. Vot. Kuidas tundub? Jaa. Super. Aitäh sulle ja head isu!